Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan 10 taas kord siin. Ja täna on väike update ja samas ka üks probleem, mida ma tahaks arutada seoses osta.ee-ga, mida nad tegid, või tegelikult osta.ee teid, aga üks müüja tegi. Siin on see optsioon, mille ma võitsin või tähendab, mida ma ostsin. Nii, tundub, et töötab ju. Punane LED lamp. Pildi peal on kõik korras, jalad on ilusad sirged. Kõik paistab nagu hea ja korras olevat ja kirjelduses ei ole kuskil kirjas, et lambid oleks katki või midagi ja samamoodi rohelistega. Kontroll LED lamp roheline. On ka 12 volti, need täpselt samad, lihtsalt värv on erinev. Ja siin ka pole kirjas, et nüüd oleks katki või midagi. Aga ma sain paki kätte ja see, mida ma nägin, oli ausalt öelda, juba alguses tundus see natuke imelik, aga mida hetke tõesti seda rohkem imelik see tundus. Aga ma panen kaamera tripodi peale ja siis vaatame edasi. Nii, ma olen selle aastate jooksul, mis ma olen ostast ostnud, ei ole ma väga pidanud pettuma, aga paar korda olen, ühe korra, tegelikult 2 korda siiamaani, see on nüüd 3. kord. Esimene kord oli siis, kui ma ostsin mälukaarte ja suurused olid valed, ma tean, et nad olid Hiinast toodud raudselt, tolle pärast nad nii odavad olid ka. Ja teine kord oli siis, kui ma tellisin, aga kaup ei jõudnud enne üldse kohale, kuigi müüja veitselt pani teele, aga kaup kohale ei jõudnudki kunagi ja õnneks tuli siis raha mulle tagasi. Seekord ma jään nüüd ootama, mida ostja mulle selle peal ütleb, sest ausalt öelda minu arust on täis bullshit lihtsalt. Kuskil ei olnud kirjas, et kaubal oleks mingi defekt või midagi, aga siiamaani pole ma ühtegi nendest veel tööle saanud ja ma arvan, et on aeg üks või kõik lahti võtta ja välja uurida, mis nendega tegelikult toimub. Juba vaadake neid jalguna, mida perset nagu. Jumala kõverad pildi peal olid täiesti sirged ja ausalt öelda ma ei leia siit ühtegi, mille jalad oleks nii sirged, nagu see pildi peal olid näidatud. Ja noh, ühel on vapsee niimoodi, 3 jala asemel on vapsee 2 ja siin pole vapsee üldse jalgu ja isegi külje peal on märgitud X, nii et selle ma võtan kohe esimesena lahti. Ja ma tahaks nagu teada, et mis point nagu on. Noh, see on metallist, see on normaalne. Ja üllatust. LED lamp ma jääs sain. Pole ühtegi pirnigi sees. Tühi raisk. Tühi. Nii et see esimene ja ma maksin euri selle eest, et töötava lambi eest, millel pole fucking pirnigi sees. Millel on pannud ise LED pirni ostma, väga naljakas. No, vaatame siis järgmist. See on see, millel on 2 jalga ainult. Ja. No, üritan mitte ära lõhkuda. Pirn tundub sees olevat. See on mingi mitmesegmendiline LED pirn tundub olevat. Katega ei tule maha. Väga huvitav. Nagu näha võite siis ma ei tea, ongi seda vist jälle näha. See takisti, mis sees on natukene kärsanud ja
pruun, punane pruun, see on siis nüüd 2 kilo, mis ta on? Okei. Ja LED-lamp ise on, näeb välja selline. Aga igatahes seda ma tööle ei saanud. Mul on siin 12-voldine adapter olemas. Juhuslikult ma tean, et see on 12. Mingit bullshit ei oleks, siis mul on multimeeter ka siin. Et näidata, et siin ikkagi on 12 volti sees. Näe, on 12,22, no see on reguleerimata toiteplokk. Ja ilmselgelt peaks see nagu toimima, teaks. Ilmselt see keskmine on pluss. Ja ei midagi, ei mitte midagi, isegi väikest vigatust ei olnud. Järelikult see pirn oligi juba kutu enne seda, kui ma ta kätte sain. Nii et see ka prügikasti. Ja ma vaatan, võtan mingi rohelise. Mul on selle tunne, et nüüd on roheline on ka pirn sees. Ma ei saa, kuidas see pirn siia sisse pandi üldse. Teeme jalad sirgeks see 12-voldise toiteplokki. Mul on juhet ka vaja kuskilt. Ja küll ma kasutan oma multimeetri ampli funktsioonides. Nii. Pluss. Ma tean, et see külg on miinus. Pluss. Ja oh imet. Üks lamp isegi töötab. Võtame järgmise. Nii et see on isegi okei veel. Nii. Oh ime, et see teine jällegi ei tööta. Proovime teist jalga. Nope. Ei midagi. Ja nii et kokkuvõttes ma pean nüüd kõik need üle kontrollima, aga ilmselt suurem osa nendest ikkagi ei tööta. Mis on nagu suht nõme. Aga tuleme tagasi siis, kui mul ära on kontrollitud, siis ma ütlen, mis tulemus on. Nii ja test on tehtud ja või kontroll siis. Ja tulemus on järgmine. Üks pirn või tegelikult 10-st ühel ei ole üldse LED-igi sees. Ja ülejäänud 9-st 2 põleb. Nad on siin. Need on ainukesed, mis töötasid. Mis oli nagu eriti mage. Et kokkuvõttes kõik see, mis ma tellisin, lõppes niimoodi, et 5 euri maksin 2 töötava lambi eest. Või tegelikult 10 euri. Sest üks oli 1 eur. Ja ma ostsin 5 kumbagi. Ja kokkuvõttes ma sain ainult 2 töötavat. Mis on nagu täiesti pekkis. Aga pole väga hullu, ma leian mingid 5 millimeetrised või 300 LED-id siia sisse ja asendame kõik need katkised ja teeme korda muidugi. Ma ei tea, kas need, millel jalad on puudu, kas ma neid saan kuidagi normaalselt korda teha, aga ma proovin vähemalt. Aga jah, korralik tüng jälle ja
ilmselt selle müüjaga ma rohkem tehinguid ei tee. Ja lisaks on mul siin veel 4 taimerit ka ja ma ei tea. Ma ei saa päris kindel olla, kas need töötavad või mitte, aga ma loodan, et nad töötavad. Ma viitsin neid praegu testima hakata. Raisk. Anna, hea küll. Ootan müüja vastust ja vaatan, mis ta sellest kõigest arvab. Ilmselt ma saadan sulle ka selle video, nii et saad näha ja imestada. Aga ülejäänutele YouTube'i vaatajatel tänan vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmine kord, kui võib-olla parandame just neid. Tšau!